tere! Selle videoloengu teema on mahetoidu pakkumise kogemused haridusasutustes. Kõigepealt teeme lühikese sissejuhatuse ja ülevaate, milline on Eestis hetkeseis haridusasutustes mahetoidu pakkumise osas ja saame kuulda ka kahest kogemusest. Elva valla allasutus korraldab Elva vallas kõikide koolide ja lasteaedade toitlustust ja viib läbi ka toorainehankeid ja teine kogemus tuleb Lääne-Virumaalt, kus üks lasteaed on oma köögiga ja pakub lastele mahetoitu. Kui räägime laste toidust, räägime tegelikult nende tervisest ja tulevikust. Mahetoidu pakkumine tähendab väiksemat kokkupuudet sünteetiliste pestitsiidide ja lisaainetega ajal, mil lapse organism alles areneb ja kasvab ja on väga tundlik erinevatele keskkonnamõjudele. Ja lisaks tervisele on oluline ka keskkonnamõju. Mahepõllumajandus toetab mullaviljakust, elurikkust ja puhtamat vett. See tähendab, et toidu tootmine ei koorma loodust samal määral ning aitab säilitada elukeskkonda ka tulevastele põlvkondadele. Seega mahetoit ei ole ainult toiduvalik, see on väärtusvalik. See õpetab lastele, kust toit tuleb, kuidas seda kasvatatakse ning miks on oluline teha teadlikke ja vastutustundlikke otsuseid. Eesti mahepõllumajanduse edendamise tegevuskava on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2030 saavad 50% Eesti lasteaialastest ja üldhariduskoolide õpilastest süüa mahetoitu. 2025. aasta lõpu seisuga pakuti mahetoitu 284 koolis ja lasteaias. See tähendab, et 35% Eesti lasteaialastest ja üldhariduskoolide õpilastest said süüa vähemalt 20% ulatuses mahetoitu. Ja kõige rohkem oli neid koole ja lasteaedu, kus mahetoitu pakuti Tartu, Harju, Võru, Lääne-Viru ja Pärnu maakondades. Kui mahetootmise nõuded on kirjas Euroopa Liidu mahemääruses, siis toitlustuses mahetoidule viitamise saab iga riik ise otsustada. Eestis on mahetoidu kasutamine toitlustuses reguleeritud alates 2009. aastast, kuid siis oli süsteem päris keeruline ja areng ei olnud nii kiire. Nõudeid täiendati ja lihtsustati aastal 2017, mil tuli ka 3-astmeline toitlustuse ökomärk. 20–50% toorainest on mahe, 50–80% toorainest on mahe või 80–100% toorainest on mahe. Mahetooraine arvestust peetakse 1 kuu kaupa. See tähendab, et see protsentuaalne osakaal arvutatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks sisse ostetud toidu koguse või maksumuse põhjal. Iga toitlustuskoht saab ise otsustada, kas arvestust tehakse koguse või maksumuse alusel. Arvestust peetakse raamatupidamisdokumentide alusel ehk siis arved, kus on kirjas toit. Kui on kasutusel laoprogramm, siis on arvestust teha väga lihtne, näiteks ANC laoprogrammis on juba olemas eraldi mahetoidu arvestuse võimalus, et programm arvutab kõik ise. Aga arvestust võib teha ka teistes süsteemides ja lisaks ka näiteks Excelis, mida mitmed kohad kasutavad. Mahetooraine kasutamisele viitamist toitlustuses kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet. Eestis toetatakse mahetoidu pakkumist riiklikult ja seda hakati tegema Maaeluministeeriumi initsiatiivil 2022. aasta septembrist. Siin on siis tegemist riikliku toetusmeetmega ja toetust saavad haridusasutuste pidajad nende haridusasutuste eest, kus siis iga kuu kasutatakse toidu valmistamiseks vähemalt 20% ulatuses mahetoorainet. Ja mahetooraine kasutamisest on ka teavitatud Põllumajandus- ja Toiduametit. Toetuse maksab välja PRIA ja taotlejale on see süsteem tehtud päris lihtsaks. Toetuse määrad on erinevad. Need koolid ja lasteaed, kus kasutatakse mahetoorainet kuus 20–50%, siis lasteaialapse kohta on toetuse määr kuus 4,90 eurot ja üldhariduskooli õpilase kohta on toetus 2,20. Kui mahetooraine osakaal on suurem, 50–80%, siis lasteaialapse kohta saab toetust 6,90 ja üldhariduskooli õpilase kohta 3,70. Kes soovib rohkem teada mahetoidu pakkumise kohta koolides ja lasteaedades,
võib julgelt pöörduda Mahepõllumajanduse Koostöökogu poole ja saab vaadata ka Maheklubi Youtube'i kanalil olevat videot Mahetoit koolidesse ja lasteaedadesse. Ja lisaks on valminud ka juhendmaterjal, kuidas siis toitlustusettevõtetes mahepõllumajandusele viidata ja kuidas märke kasutada. Et selle videoloengu kirjelduses on siis mõlemad lingid olemas, et need materjalid leiab kergesti üles. Head kuulamist! Tere, mina olen siis Elva teenustest, Krista Loog, olen juhataja. Olen siis Elva teenustega tegelenud 7,5 aastat tänaseks ja räägin siis täna, kuidas meie siis jõudsime mahetoiduni ja mis siis sellega kõik on kaasnenud. Ja täna siis räägingi enda asutusest, lühidalt siis mahetooraine kasutamisest, mis on selle mured ja rõõmud avalikus sektoris ja ka tegevustest siis Tartumaa Omavalitsuste Liiduga, mis siis hästi toetab mahetooraine kasutamist. Meie asutus siis asutati 2018 siis Elva vallavolikogu poolt ja meie asutuse siis kaks sellist eesmärki on siis tegeleda siis Elva valla toitlustamisega ja kinnisvara haldamisega. Et praegusel hetkel on siis 88 töötajat, kellest siis on siis köögitöötajad, koristajad, administraatorid ja köögi poole pealt siis tegeleb meil toitlustamisega siis köögijuhid, keda on meil siis kaks ja hetkel on meil 10 kööki. Ja köögijuhtidel on siis abiks ka toitlustuskorraldusassistent, kes siis tegeleb igapäevaselt arvete sisestamisega ja hoiab korras ka ANC toitlustus- ja laoprogrammi. Et 10 köögist on siis 4 meil väljaveoga köögid, kust siis läheb toit mujale asutustesse ja kokku on meil siis 17 toitlustatavat siis kohta, kus meil siis lapsed meie toitu söövad. Ja Elva vallas on siis umbes 2500 kooli- ja lasteaialast ja toorainet saame me siis läbi hangete, et avalikus sektoris on hankekohustus ja minul on siis olnud juba 2 perioodi raamhanget, kus on siis mul minikonkursid iga 6 kuu tagant ja mahetooraine osad on ka siis nüüd 2 hankes sees olnud et eelmises oli vähesemal määral ja nüüd seekord on siis mul rohkem seda mahetoorainet sees, kuna hästi jõudsalt oleme seda kasutama hakanud. et tooraine tellimine on ka niimoodi, et kokk tellib koha peal, menüüd valmistab köögijuht ja köögi juhtimisega siis tegeleb ka köögijuht, aga tooraine on siis ikkagi koka pärusmaa, et tellib koha pealt siis vastavalt hangetele ja toidupäeva maksumus on siis täna meil nii, et kooli lõuna maksab siis meil 3 eurot ja lasteaia päevamaksumus on 6 eurot, aga see summa sisaldab kõike, mis on siis selle toiduga seotud, ehk siis kõik koka palk, koka riided, kõik kommunaalkulud, taldrikud, tassid, köögi väikevahendid, ühesõnaga sellele summale tuleb juurde ainult suuri investeeringud. et selle summa sees on ka isegi pisiremondid, et kui on nagu koolis söögisaalis vaja seina värvida või mis iganes muud tööd teha. aga mahetooraine kasutamine, et nende kogemusest siis võin rääkida, et mina olen hästi selline kohaliku toidu patrioot ja olen pidanud alati hästi oluliseks sellist kohalikku põllumeest, kohalikku talunikku ja hästi nagu ka Elva vallas oleme siis võtnud kohalikku toorainet nii palju, kui on võimalik siit lähedalt võtta ja nii palju, kui võimalik on ka siis hankeväliselt siis seda võtta aga noh, üha enam kuulsime seda mahetooraine lugu, mis alguses küll tundus selline võõras
ja natuke olin ka skeptiline, et ikka tavalise eestlasena ma usun, et minu kõrval olev talunik on selline tubli ja see toit on hästi puhas, siis tegelikult me tegelikult seda ju ei tea, kui puhas see on. ja kuna ma olen nüüd 7,5 aastat selles toitlustamises sees olnud, siis üks asi, mida ma olen tähele pannud, mis meeletult on kasvutrendis, on see, et lastel on tekkinud nii palju tervisehäireid. üha enam on toiduga seotud terviseprobleeme, allergiad, kõik sellised asjad, millele me peame tegema eritoitu lasteaedades ja koolides, et meil on kõikides lasteaedades ja koolides täna lapsed, kellele me peame eritoitu tegema. ja kui kuuled siit ja sealt neid uuringuid, siis järjest enam viidatakse sellele, et see on see keskkond, mis meil ümber on, et ja ka see toit, mida lapsed meil sisse söövad ja sellest tulenevalt ka kõiksugused erinevad diagnoosid ja meil kokad on ikkagi nagu tihtipeale köögijuhiga koos ahastuse ääre peal, et mida me sellele lapsele süüa annab, kes ei või, ma ei tea, 10 erinevat asja süüa või noh, ühesõnaga veel hullemgi olukord, kus siin enamus asju süüa ei või. Ehk siis ka mahetooraine on see pool, milles ma nüüd tänaseks olen üha enam veendunud, mis on laste tervisele oluline. Mida rohkem me seda mahetoorainet kasutame, seda puhtam see toit on, mida laps sööb. ja alustasime siis sellist eeltööd võib-olla seal juba 2023 sügisel, kus me nagu üritasime seda teemat endale rohkem selgeks saada. siis 2024 siis alustasime, alguses võtsime lasteaiad, kuna nendega on natukene lihtsam, sest tooraine kogus on suurem, sest 3 toidukorda on. Siis hakkasime suhtlema PTA-ga ja ka PRIA-ga, et ma ütlen, et see algus on nagu selline keeruline ja raske on vahepeal aru saada, kellega, kus suhtlema peab, aga need ametnikud hästi on toetavad olnud ja kui minul ka peas oli täielik segadus, siis aitas mind nii PRIA ametnik kui PTA ametnik, et neil on nagu oma mingid töövälbad seal, mille eest nemad vastutavad aga nad toetasid nagu hästi. et mahetooraine osas ka siis, et isegi kui mahetoorainet hakatakse kasutama, siis tuleb sellest teavitada. et olgugi, et võib-olla kui te ei taotle märgist, siis tooraine kasutamisest ka tuleb teavitada. aga meie hakkasime, kohe tegime endale selgeks, mida me hakkame esimesest kuupäevast peale võtma ja mina võtsin kohe oma majadele märgised peale. et see on nagu vähem bürokraatiat ka siis, sest et kui sa alguses võtad selle kasutamise teavituse ja pärast veel ka märgised, siis tuleb jälle mingeid dokumente täita. Mahetoodete osakaal on meil 20–50% ja lasteaedades on tegelikult see üsna tihti meil ka seal 40%. et koolides ta võib jääda sinna 20–30 vahele, aga lasteaias on väga lihtne seda suuremat protsenti täis saada. mahetoorainet siis ANC-s me vaatame sissetuleku põhjal, mis siis tuleneb kogusest ja mida me kasutame, siis ongi, alustasime piimatoodetest, kuivained, täna ka võtame puuvilju, marju, mahlad, püreed, moosid, ühesõnaga hästi palju erinevaid mahetooteid on olemas. küll aga muidugi on raskusi sellega, et mahetoorainet tuleb tellida natukene teistmoodi kui tavatoorainet, et üsna pikalt tuleb ikkagi sellest ette teada anda, kui ei ole just tegu mingi lihtsa asjaga, mis on kellelgi seal nimistus lihtsalt olemas. aga piimad ja puuviljad, marjad, kõik asjad tulevad väikse viitega. et see vajab nagu natukene sellisest mugavustsoonist väljatulekut ja planeerimist. kui on kukad, kes on aastaid töötanud, siis tegelikult nende kõhutunne on üsna hea ja nad oskavad väga hästi tellida ja ette näha koguseid. Siis on meil ka olukordi olnud, kus meil ei ole koolides just tulnud alguses just see protsent täis, et ta jäi sinna 20 alla. enamasti
oli see tingitud sellest, et meil partner mingeid suuri hulki piimakoguseid ei suutnud tarnida näiteks mingil põhjusel ja siis ei tulnud meil ka see protsent täis, et siis pidime ka PRIA iseteeninduses siis teavitama, et meil nüüd sellel kuul protsent täis ei tulnud, et see oli ka nagu väga mugav ja sai ilusti lihtsalt teada anda. ja mis on veel erisus, et see PRIA iseteeninduskeskkond on kohaliku omavalitsuse all PRIA-s, et see ei ole nagu asutuse all. et see on ka nagu natuke teistmoodi võib-olla võrreldes sellega, kui tehakse PRIA koolikava taotlusi. ja meie kasutame siis ANC toitlustus- ja laoprogrammi, kus on siis ülimalt lihtsaks tehtud mahetooraine protsendi leidmine. kui seal sisse tulevale mahetoorainele panna külge sõna mahe, siis ANC-st on laost leitav selle sõna järgi kohe kõik mahekogused ja kohe alla ta arvutab kokku protsendi sisse tulevast tooraine kogusest. et mitte midagi ise ei pea leiutama kuskil, mingit Excelit ise ei pea pidama, et sealt saab ilusti selle kätte. kui alguses meie alustasime ka, siis tuli ka üks ametnik meile kohe külla, vaatas, et kuidas me kõike tublisti teeme, kas me oleme kõigest õigesti aru saanud ja toetas ja aitas. et siin puhul ongi selle programmi kasutamiseks see, et oluline on, et see ANC toitlustuse laoprogramm on hästi täidetud, et need saatelehed tuleksid ilusasti sisse ja siis on ka ilusasti kõik nähtav ja leitav. ja nagu ma mainisin, siis meie alustasime lasteaedadest ja siis võtsime juurde koolid, et koolidega on võib-olla natukene keerukam, kuna on üks toidukord, et seal tuleb nagu natukene võib-olla rohkem planeerida ja kui alguses koolides ka oli hästi lihtne see, et võtsime piimatooted, siis sügisel kehtima hakanud määrusega siis tegelikult mahepiim lööb natukene küllastunud rasvhapet segamini, ehk siis tuleb leida alternatiivseid mahetooteid rohkem ja piima peale nii palju loota enam ei saa. aga täna juba on neid mahepakkujaid päris palju, et eks kokkuleppeid erinevaid saab teha ja millega siis ka meie natukene saime nii-öelda võib-olla vastu näppe, oli see, et me peame jälgima ka saatelehtedele kirjutatud infot ja tegelikult ka köögis kohapeal vaatama, mis meile sinna lattu sisse tuleb. et meil oli juhus tegelikult, kus tarnija tõi meile mitte mahemunasid mahemunade pähe, aga, ja siis köögis avastasime, et muna peal ei olnud õiget mahemärgist. ja siis tuligi see välja, et ka sellisel juhul näiteks siis taotleja tegelikult jääb rahast ilma, et tuleb ise natukene jälgida ja tekitada see usaldus ka, et pakkuja ei eksiks toodete saatmisel. siis on erinevad need hirmud, et eriti just olen kuulnud, et köögipersonalil on hirmud, et kui mahetooraine tuleb, et siis justkui ei ole võimalik enam süüa teha ja võib-olla on keeruline ja kõik on raske ja ühesõnaga tuleb oma mugavustsoonist välja tulla, et mõningal juhul võib-olla ta nii ongi, aga kokana tegelikult oma professionaalsuses on niikuinii aastate jooksul tooraine muutunud, ehk siis enamasti natukene käitub teistmoodi kuivained ehk siis tuleb natukene hoomata kuivainet, et kuidas nad pudruna seal paksenevad ja kuidas seda jahu saab võib-olla kastmes kasutada, aga see kõik on nagu absoluutselt tehtav, et on vaja natukene sellist avatud meelt, mitte üle mõelda, mitte olla hirmul, tuleb katsetada, proovida, et mul praegu isegi ei meenu tegelikult, et meil oleks nagu endal mingit tohutult suurt krahhi seoses mahetoorainega tekkinud, et on jutte küll olnud, et see jahu või need helbed kuidagi käituvad teistmoodi, aga selles mõttes süüa saab ilusasti teha ja kõik on õpitav, kui ainult natukene tahta. ja
ja hästi nagu soovitan alustada sellega, et kas või ka alguses, kui on nii suured hirmud, et siis proovida lihtsalt kasutada neid üksikuid tooraineid, mitte võtta endale märgist ehk siis seda kohustust peale, vaid lihtsalt katsetada, et teha kas või, ma ei tea, lastele mingid katsetuspäevad, et täna on mingi mahehelvestest tehtud puder ja kuidas maitseb ja siis jättagi endale see nii-öelda sisse edaspidiseks. Tooraine kättesaadavus, et võrreldes siis nagu muu toorainega on loomulikult Eestis väga vähe tarnijaid, kes tarniks mahetoorainet ja kuna avalik sektor natukene võistleb erasektoriga selles osas, et erasektor saab ju otse osta mahetoorainet ja teha otsekokkuleppeid, siis avalik sektor peab tegema hankeid, et siis see on natukene keeruline praegu, aga ma näen, et see läheb järjest paremaks, sest sellest järjest rohkem räägitakse. ja kui me järjest rohkem seda mahetoorainet nagu ülespoole kergitame ja tähtsustame, et seda rohkem julgust saavad ka Eesti mahetooraine tootjad, et oluline ongi see koostöö ja arvestama peab siis selle tooraine saamisel selle paindlikkusega, et nagu ma enne mainisin, et köök peab ka natuke valmis olema, et ta peab mahetoorainet võib-olla nädal aega ette tellima, et mitte nagu tavatoorainet, et täna tellin, homme saan, et seal on nagu natukene vaja sellist paindlikkust. ja mis veel nagu mahetooraine kasutamisega tekkis, oli see, et mõnes meie asutuses lapsevanematel tekkisid küsimused, et noh, nii nagu mul endalgi tekkisid küsimused kunagi, et miks seda on vaja ja kas seda on vaja ja et see on ju nii kallis ja milleks ja nii edasi, et siis lapsevanemad on jah, sellised kriitilised nagu meil kõigil, et siis meie siis kasutame ka ju seda mahetooraine toetust, mida makstakse ja siis ma olen kuude lõikes teinud siis selliseid võrdlusi, kus ma olen siis kogu kuu sisse tulnud tooraine võrdlen siis tavatooraine ja mahetooraine ja siis ma olen näinud, et see toetus nagu katab ilusasti meie protsendivahemiku ära, et 20–50% ja mõningal juhul on isegi mingid eurod nagu nii-öelda üle jäänud, et ja see on nagu mitme kuu lõikes praegu olnud ja ma olengi lapsevanematele koosolekul siis seda näidanud, et Eesti riigi toetus katab selle kenasti ära ja võidab selles mõttes puhtalt ju ainult laps, sest tema saab seda mahedat toorainet. Mida ma võib-olla siin mainin veel, et mis võib-olla kõige suurem erisus mahetoorainega on piim. Et piima maitse on natuke teistsugune ja kui lapsed on kodus harjunud jooma ainult 2,5%-st poepiima, siis 3,8%-line mahepiim on teistsuguse maitsega ja see vajab harjumist ja lõpuks meie mingites majades, kui lapsed ikkagi noh, nad ei harjunudki sellega ja kuna uue määrusega piimatooted niikuinii läksid vähemaks, siis piima, kui me annamegi ühe korra nädalas joogiks, siis me anname tavapiima, aga mujal toidu sees kasutame igal pool siis seda mahepiima, sest siis nad ei tunne seda rammusat maitset otse. nii, aga Tartumaal on siis meil Tartumaa Omavalitsuste Liit, kes on siis juba tänaseks vist äkki 3–4 aastat tagasi siis alustanud hästi tugevalt toiduteemadega. Sinna on loodud siis Tartumaa toiduhariduse ja toitlustuskorralduse juhtgrupp, millest ilmselt sellel aastal saab ka ametlik töörühm, kellel on siis õigus ka anda sisendit võib-olla kusagile rohkem kui lihtsalt üks grupp inimesi, siis tänu tollis töötavale arendusspetsialistile, Kaidile oleme siis saanud päris palju projektirahasid, mis on siis seotud olnud kõik kooli ja lasteaiatoiduga.
Päris mitmeid õppereise on meil kokkadele olnud või siis toitlustusjuhtidele, kes tegelevad selle või KOV esindajatele näiteks, et mõista, kui oluline on kooli ja lasteaia toit, et oleme korraldanud konverentse siin Tartumaal, 3 vist äkki, koolitusi ja saame siis ka selle juhtgrupiga päris tihti kokku, et see on nagu justkui selline tugi meile, et me saame, igast KOV-ist on siis seal juhtgrupis esindaja, kus me siis saame rääkida nendel teemadel, jagada oma muresid, jagada kogemusi, õppida üksteiselt ja kõigest sellest on tegelikult sündinud siis hea tahte kokkulepe ja erinevad programmid, et teist aastat on siis ka koolipere toidutargaks programm, mis sündis tegelikult meie muredest, et oleks vaja harida nii lapsi, lapsevanemaid kui õpetajaid koolis, suunata, et kuidas nad oskaksid siis koolitoidu ja lasteaiatoidu integreerida õppekavasse. Siis viidi läbi toitlustuskorralduse uuring, on siis toll teinud ka erinevaid juhendeid nii lapsevanematele kui kooli ja lasteaia juhtkondadele ja millest ma võib-olla pikemalt siis natukene räägin mõne lausega, on siis see hea tahte kokkulepe, mis siis eelmine aasta maikuu lõpus siis allkirjastati kõikide kohalike omavalitsuste juhtide poolt. On siis selline kokkulepe, kus me siis Tartumaal ühiselt tegeleme süsteemselt siis toiduharidusega, panustame toitlustuskorraldusse ja võtame kasutusele ka siis mahetoidu endale ja aastaks siis 2028 peaksid siis kõik Tartu oma omavalitsuste hallatavad koolid ja lasteaiad kasutama siis vähemalt 20% mahetoorainet. Et selle hea tahte kokkuleppe juurde siis käib ka tegevuskava. Tegevuskava on tohutult mahukas, aga ülimalt lihtsasti loetav ja täidetav. Et seal on tegevused siis, mis siis hõlmavad juhtkonda, haridusasutust ennast, lapsi, toitlustajat, KOV-i, lapsevanemaid ja kõik see kokku siis tegelikult toetabki sellist toitlustuspoolt. Sest kokkuvõttes laps võiks süüa siis lõuna ajal või hommikul või õhtul siis lasteaias oma toidu ära ja see toit peaks olema mitmekesine, sisaldama mahetooreinet, ka kohalikku toorainet ja oleks siis selline üdini lapse tervist toetav, muuhulgas siis ka see keskkond, kus kohas see laps sööb, see söögisaal, see rühmaruum, see teadlik õpetaja seal kõrval ja ka kodus teadlikud lapsevanemad. Selline siht Tartumaal on. Meie oma mahetooraine kasutamisega oleme selle ühe osa siis juba ära täitnud ja nüüd siis järjest hakkame nii-öelda näpuga järge ajama ka seal tegevuskavas, et kuidas siis meil on võimalik hakata järjest paremini edasi minema. Soovitan siis kõigil alustada mahetooraine kasutamisest, kas või siis mõni konkreetne toode, sest me peame oluliseks pidama laste tervist ja tänapäeva ülimalt muutuvas keskkonnas ja ülitöödeldud toidu valdkonnas on see mahetooraine see, mis võib-olla päästab siin meie laste tervised ja annab meile tervena elatud aastaid juurde. aitäh! Tere, mina olen Helen Rennel, olen Kulina lasteaia direktor ja räägiksin natukene meie kogemustest mahetooraine kasutamisel. Kulina lasteaed tegutseb Vinni vallas Lääne-Virumaal ja on väike lasteaed kaherühmaline ja tänavu aasta tähistame lasteaia juba 55. sünnipäeva. Praegu on meil lasteaias 30 last, juurde on tulemas veel 3, nii et õppeaasta jooksul tuleb 33 last. Töötajaid on lasteaias 12. Meil on oma köök,
ja toidu valmistame koha peal. Meil on üks kokk, kes kõik teeb. Toiduks vajamineva tooraine toome enamasti ise poest, aga enamus mahetootjad toob oma tooted ise kohale või saadab meile. Ja meie mahetoidu teekond algas aastal 2019 ja esialgu proovisime mahemunadega ja vähelaaval lisandusid pudruhelbed, jahud, et alguses kartsime ka, et äkki läheb toitlustamine väga kalliks, kui mahetoorainet hakkame kasutama, aga see hirm osutus asjatuks. Nii et 2022. aasta septembris taotlesime toitlustuse ökomärgist 20–50% kasutatud toorainest on mahe. Ja selleks ajaks olime oma sortimenti võtnud mahetoodangust muna, erinevad jahud, pudruhelbed, praktiliselt kõik pudruhelbed, mida mahedalt on saada, mett ja ka sealiha. Mahetooraine osakaalu arvestust peame maksumuse põhjal. ANC programmi meil ei ole, arvestus käib Exceli tabelis käsitsi, aga see on lihtne, ei võta väga aega. Nii et kuna meil on ka kogu muu toidula arvestus Exceli tabelis, siis läheb selle tooraine osakaalu arvestamine väga kergelt. Ja meie mahetoodete osakaal 2025. aastal on sellel slaidil siis näha. Ütleme, et keskmiselt tuleb kuskil 27–28%, et mõni kuu on siin veidi 23%, aga on ka mitmeid kuid, kus on juba üle 30% meil osakaal. Ja praeguseks me kasutame alla järgnevaid mahetooteid, et munad, kanaliha, kõik jahud ja pudruhelbed, külmutatud mustsõstar, rabarber, moosid, mahlad, varasemalt ka banaanipüree, seda praegu enam ei kasuta, sest rõngumahl ei tooda seda enam, aga ka kartulit, porgandit, sibulat. Sügisel oleme ka kasutanud naerist, juust, hapukoor, keefir, et piimatooteid võrdlemisi vähe, aga just seetõttu, et me ostame seda näiteks läbi Selveri, et koha peal meil seda niimoodi lihtsalt kätte saada ei ole. Mahedad pirnipüreed, mangopüreed, tomatipüree, purustatud tomat ja mahedad makaroni. Et põhiliselt on meil kasutuses siiski Eesti tootjate toodang, et seda, mida võib-olla Eesti tootjatelt ei saa või mida on lihtsam kaupluse kaudu ja on välismaised nagu tomatipüree või makaron, et siis neid ostame siis kaupluste või kaubaladude kaudu. Ja mida nagu soovitada nendele, kes mõtlevad, kas hakata mahetoorainet kasutama või mitte, osalege infopäevadel, et see aitab väga palju kaasa, võtab maha need hirmud, et kas ma saan hakkama, äkki läheb toitlustamine liiga kalliks. Külastage neid asutusi, kes juba mahetoorainet kasutavad, saab omavahel arutada, kuulata nende kogemust. Ja mina usun küll, et lapsevanemad tulevad alati kaasa, sest neil on oluline, et nende laste toidulaud on mitmekesine. Et esialgu võib-olla võttis aega see mahetoodete valiku tegemine, et mida sisse osta, kui lihtne on tellida. Mõnel tootjal on ka nii-öelda miinimumkogused, et kas ja kuidas see meile sobib. Aga tõesti paari kuu möödudes oli see ajakulu olematu. Läheb väga kiirelt, me enam ei mõtle selle peale, et kui palju ma midagi pean tellima, et mul tuleks see protsent välja, et see kuidagi tuleb nii iseenesest, et vaja on vaid tahtmist ja julget pealehakkamist. Aitäh!